ja oleme ausalt 90% Play-out nüüd. Tänud. Sealt ka veel kõik tulla võima. Neljas koht, natuke kribelda, poodi poolest natuke lapsatama. Ülimalt kiire veel, kui see auto vapoodi meil ei ole. Ma ei näe sellest. Viimases splitis. Esimesed 2 katset sujusid tegelikult üsna okeilt, et võib-olla esimesel vahed olid väiksemad, kui oleks arvanud, aga samas katse iseloom oli piisavalt kiire, et vahesid teha oleks nii olnud raske. Aga jah, teine katse võib-olla sujus natuke paremini, et veidi tehnilisem ja võib-olla rohkem pimendus, et julgesime kiiremini sõita, et siiamaani võib väga rahul olla, ma arvan, esimese 2-ga ja nüüd tuleb see linn ka ilusti puhtalt ära sõita ja juba homse peale keskenduda. Tunne on suures plaanis tegelikult päris hea, et esimene katse oli väga okei, seal teise autona ei saa kurta võib-olla, et tagant mõned tulid kiiremini, aga see teine katse ma natuke kahtlesin mingid paar kohta ja et suures plaanis see katsepilt ei olnudki nii kohutav sõidu mõttes, aga kohe kui paar kohta nagu natuke kahtled ja piduriga turvad, siis hakkavad sekundid kukkuma, ja pluss see teine katse oli pimedas ka, et suures plaanis ei ole stressi, et vähemalt nagu positsiooni mõttes hetkel midagi peale nagu hullemaks ei läinud, et just kui mõelda nagu homse stardipositsiooni mõttes olugi, et linnakatse on veel tulekul, et seal võib palju juhtuda muidugi. Aga nagu jah, ise võib-olla tegime elu keeruliseks endale homseks, aga ma arvan, et selle võrra tuleb ennast rohkem suruda lihtsalt. Esimese katsega väga rahul. Oli selline kiire katse ja okei valguses nägin. Esimesele kaotust isegi vähem, kui ma arvasin. Alla 2 sekundi. Teine katse juba pimedas ja suhteliselt piiratud nähtavusega võsa vahel kohati ka päris kiire ja seal ise trajektooridega vähem hämmerdasin ja näha oli ka keeruline, et see teine oli meile raske, aga selle nägemishäirega arvestades siis ilmselt see oli ralli kõige keerulisem katse, et see on nüüd möödas, kui homme udu ei tule.